ma siin kahele sõbrale ütlesin ka komplimendi, et mis on siis sellise tänapäeva kangelase kaks põhiomadust, tänu millele võib öelda, et see inimene on see aja küsimus, mille see hing ennast teadvustab ja Jumalat ja saavutab loomuliku õndsust täis ekstaatilise armastuse seisundi. Kuigi tal võib olla kaasas see seljakott või seljas igasugused samastamised ja madalamad harjumused. Aga põhi kaks omadust on siis, üks on nagu hea süda. Hea süda tähendab seda, et see ei tähenda, et sa kuskil ennast, või alandlikkus või hea süda, et sa oma väärikust alla lased. Või kui näed kuskil vaja õiglusest võidelda, siis sa võitled õigluse eest. Aga sisemiselt sa soovid kõigile head, saad aru, et kõik on võrdsed, inimesed lihtsalt on erinevates teaduse ja arusaamiste ja ma ei tea, elukäsitluste tasemetel. Ja seal nad nagu majandavad, see on nagu üheaastane laps, ta ka majandab selleks, tal on ka elab oma üleelamised, oma soovid, aga kui ta on juba 5-aastane, siis on juba teised, eks siis ta naerab võib-olla, et see on titt, eks see noorem 1-aastane vend võõde, näiteks. Samamoodi on elus olendid ka kõik ja kui me neid vaatleme ja soovime kõigile head ja sisemiselt oleme alandlikud, isegi kui vaja kuskilt väliselt, mõnikord natukene kasutada ranguse või distsipliini energiat. Sellest me oleme rääkinud, eks ju, et see õigus on lapsevanemal, õpetajal, ma ei tea, firmajuhil, kohtunikul või kuningal, kui on olemas, õige kuningas. Et neil on see õigus, eks ju, kasutada siis distsipliini, ranguse ja kriitika energiat. Ja teine omadus on siis, et sa võtad kogu aeg nagu analüüsid, võtad nagu informatsiooni vastu ka alandlikult. Et loodus, need situatsioonid, karma, lähedased, töökaaslased, keha, kõik need faktorid nagu räägivad sinuga. Sa võtad selle nagu alandlikult vastu ja analüüsid seda. Et mis on message? Kas siis aitad või kas sul on keegi, kes aitab sul lahti kodeerida neid sõnumad, sest mitte midagi ei ole niisama. Et ei ole nagu selline juhuslik, et kuskile külvatakse nii ja naa. Kõikidel asjadel on mõte, teadus on taga, Jumal on seal taga nagu. Et sellest aru saada on vaja teadmisi, praktikaid, häid nõuandjaid, eeskujusi, eks ju, kes on sinust eespool juba inimesed võib-olla oskavad, jalgratas on juba leiutatud, ei ole vaja jalgratast kogu aeg nullist leiutada. Et jah, et tõeliselt kangelased on see, kellel on süda hea ja kes võtab alandlikult informatsiooni vastu. Need on meie ajastu heroed ja need inimesed ja need hinged, põhimõtteliselt see on ainult aja küsimus. Kui nad seda kahte asja hoiavad, kahte seda omadust, et ainult aja küsimus, millal need hinged saavad loomulikus sellises õnnes ja rõõmus ekstaasis tantsida ja laulda Jumala kuningriigis.